No tšau! Ajal kui poodides juba on jõulukaunistused müügil, mida ma üritan ignoreerida võimalikult palju, et ma liiga vara liiga õhinasse ei satuks, siis ma ei ole ikka veel jõudnud teile ära näidata, mida ma ise siin sügiskaunistuste osas mõtlen, et ma mõtlesin, ma näitan mõned asjad, mis ma sel aastal ostsin. No ma ütlen, ma olen öelnud ka, ma sügiseks nagu väga ei kaunista, et nipet-näpet seda mingid kõrvitsaid kuskile panen, umbes maja ees on see keraamiline kõrvits, kuhu küünlad sisse käivad, näiteks siukseid asju on ju. Et aga kuivõrd meil on ka, ma ütlen, see jätkuvalt remont on ju kogu aeg, siis ega taha siia nagu kokku pakitud kastide peale panen kõrvitsa või kuidas see nagu välja peaks nägema, et siis ma nagu väga ei tegele jah sellega, aga mingid asjad mul on siin üks kast asju ja kui rääkida sügise kaunistustest, siis mina eelistan sellist ütleme, kui on niisugune sügise esteetika ja Halloweeni esteetika, siis minule meeldib lihtsalt niisugune sügisjama rohkem. Ja mul on näiteks üks niisugune padjakate, et ma tõstsin endal nüüd kööki diivani, et ma saaksin söögi tegemise ajal, ma ootan seal midagi lebotada peal ja nii, et ma arvan, et ma panen kööki padjale selle katte peale. Siis on mul selline uksematt. Selle ma lähen panen kohe sinna ukse ette siis nii-öelda. Praegu mul on siuke tavaline seal. Siin mul on hunnik mullikilet millegi pärast. Mul on olnud asjad ära pakitud mullikilesse, aga nad on siit vist välja vajunud. Eelmine aasta ma viisin kooli kõik oma need sügiskaunistused, sellepärast nad mul selles mul oleks need nii kastis, aga eelmine aasta võtsin terve selle kasti ja viisin kooli, siis me kaunistasime selle nagu raadioruumi ära. Aga mul on jah 3 sükest keraamilist kõrvitsat. Sellised. Ja need ma ei mäletagi, kas ma tellisin Nextist, sest tegelikult ma tellisin vanasti väga palju Nextist igasuguseid selliseid kodusisisu ilu asju ja selles mõttes, et midagi väga ilusat veel silma jääb, ma tellin ikkagi. Aga mina olen näiteks täheldanud, et siin seis on väga sarnane esteetika ja väga palju odavamad hinnad on ja. Nii et ma olen tegelikult siin seist või siis ka Pepkost mingeid asju hoopis ostnud. Tegelikult mul ongi siin hunnik niisuguseid vahtra lehti riidest või sellisest, et need me panime selle seinanätsuga seina külge. Aga kodus ma ausalt ütles praegu ei oska neid kuhugi väga panna, võiks võib-olla akna külge näiteks kuskile panna või peeglite külge siia lehed langevad sügis. Ühesõnaga kuskile niimoodi võib-olla panna või ma ei tea, et ma ütlen, ma arvan, ma ei hakka see aasta neid asju väga tegema. Siis mul on veel üks padjakate, täpselt samasugune vist nagu see teine. Ma panengi siis need mõlemad sinna kööki diivani peale. Siis on mul selline keraamiline kõrvits, kõrvitsalaade, pudelkõrvits, ma ei tea. Et võib-olla ka kööki äkki siis, sest ma olen sinna kubu peale pannud muidu siukseid sügise kaunistusi. Siis mul on siin hunnik siukseid väikseid sellest penoplastist kõrvitsaid, aga need seal kooli raadruumis kuidagi, ma ei tea, keegi on ühe ära koorinud näiteks. Ära visata, aga siin on jah sattunud ka laste see, millega nad käivad Halloweeni ajal neid komme koorimis see aasta, ma ei teagi, kuidas Halloweeniga saab, lapsed väga ootavad, aga üldiselt ma ikkagi üritan neid suunata Kadri ja Mardi päeval jooksma ja tegelikult ka küla vahel siin, kui ma olen ikka rääkinud aeg-ajalt, mis asju, et me kogukonnaga siin mingeid asju nagu teeme ja siis tegelikult ongi üks asi, mida me teeme, on siuke asi, et me paneme nagu kokku sellise kaardi või kaardistame ära need majad, kes siis ootavad Kadri või Mardi sente, et siis lapsed see on pime aeg, külm, mida iganes, et ei pea käima kolkimas kuskil uste taga, kus neid sisse ei lasta, on ju. Ja siis tegelikult mingid aastad tegime ka sellist nagu konkursi selline, et kõik, kes oma Kadri ja Mardi kostüümid siis said pildi saata ja siis sponsorid andsid mingid auhindu neile.
kes on siis seal rohkem vaeva näinud oma selle Mardi Kadripäeva teemaga, et tegelikult jumala lahe, ma saatsin selle galerii, minu meelest ma pakkusin seda isegi Pärnu Postimehele, sest võiks arvata, et kohalikes, ütleme seal veebiväljaandes jumala kihvt galerii oli, nii kihvtid kostüümid olid aastal, aga seda üles ei korjatud. Aga kajastasime seal oma Facebooki lehel. Ja siin on ka nüüd mingi selline. Ja siin sees siis tegelikult olidki hunnik neid. Väikseid kõrvitsaid, mis nüüd on siin kasti mööda laiali. Siis on mul üks selline suurem kõrvits. Mõtlen, et ma panen selle ukse mati juurde äkki põrandale ette koridori. Ta väga suur ei ole. Ma olen selle Pepkost ostnud 4 euroga siin hinnasilt all. Nii et Pepkos on ka väga ägedaid neid igasuguseid kaunistusi. Siis on siuksed penost. Siuksed penost. Tegelikult ma tahaks üles otsida. Kus kohas mul on see puust kauss? See puust kauss... Sinna kindlasti mingid asjad sisse pannud. Mis asjad ja kuhu? Sest need oleks selle puust kausi sisse siia samasse laua peale tegelikult. Võiks ju panna. Või no. Jõudsime kokkuleppele jälle, on ju. Siis mul on Nextist kunagi tellitud selline kõrvitsa vormikene. Ja siis teine samasugune vormikene veel. Ilmselt need olid siis komplekt. Ja veel neid penost kõrvitsaid on siin kastis. Et vaatan. Ega siin rohkem mul ei olegi. Ma panen need siia sisse tagasi, kui lapsed koju tulevad, siis saavad hakata võib-olla aidata mul ära koristada laua ja kaunistada. Siis neil on võib-olla motivatsiooni mu koristada natukene aidata. Aga mis ma nüüd ostsin oli see, et ma jälle käisin järjekordselt, ostsin juurde ühe selle Iiri kohviküünla, sest see sügisküünal kuidagi mul seisab, kuigi ta on võib-olla sellepärast, et on magamistoas ja magamistoas tegelikult ei ole niimoodi sellisel ajal, ma ööseks ja jätan küünalt põlema õhtul, ma olen seal nagu lähen voodisse, lähen kohe magama, hommikul panen riidesse, tulen ära, võib-olla ma peaks selle alla tooma, sest see oli ka mõnus. Aga see kohvi oma on mul praegu selline lemmik, et kui ma olen siin toas, siis ma panen, kui ma olen köögis, siis ma panen, tegelikult peakski selle kööki viima ja siis tooma selle sügisküünle siia alla. Aga siis ma ostsin veel siin seist sellise fliisi. Selle ma viin ka äkki siis köögidiivani peale koos nende padjakatetega, peaks hästi sobima. Tegelikult see on siuke autoga. Mõtlesin, et äkki poisile pakun, äkki ta tahab oma tuppa. 4,99. Väga mõnus pehme 130 korda 160, et on hea siuke diivani peal olemise see liis siuke, ta võtad lihtsalt natukene ümber. Siis ma ostsin sellise svammi, vingakööki, nõudepesusvamm, 50 senti, sügisene leht, minu meelest ülilahe. Siis ostsin need klaasist kõrsi juurde 2,49, sellepärast, et meil oli esiteks vaja, sest et nad on hästi head, aga ma ju neid, mis läbi ei paista, ma ei julge enam kasuta pärast, kui ma olen rääkinud. Kus ma vaatasin, üks YouTuber rääkis, kuidas ta võttis puhta kõrre ja hakkas jooma sellega ja sealt mingi tükk tuli talle suhu, mis oli sinna sisse jäänud ja olnud nagu puhtaks saanud. Et selle tõttu ma nüüd kasutan ainult läbi paistvaid kõrsi. Ja selles mõttes sellised nende kärbse sentega 2,49, 4 kõrt ja hariga puhastuseks kaasas. Nendega ma oleks seda oma jääkohvi juua, seepärast, et praegu ma joongi jälle jääkohvi. Puhtalt sellepärast, et ma teen kogu aeg, või mitte kogu aeg, aga suht tihti liiga palju kohvi. Ja siis ta nagu jääb alles ja ma ei taha ära kallata.
ja siis ongi nii, et hommikul teen kohvi ja pärastlõunal, praegult nüüd kell on 12, on ju, siis ma teen sellest alles jäänud kohvist endale jääkohvi oma selle piparmündisiirupiga. Et see on selline mõnus lõunane või pärastlõunane. Jälle siuke äratab üles natukene. Nii, aga siis ma ostsin ka siin seist ühe küünla. Sellise pumpkin pie. See on ka hea. Ma arvan, et hoopis ma võib-olla panengi selle siia alla. Selle viin kööki ja magamistoamas jääb praegu magamistuppe, äkki ma tahan mõni juhtu voodis. Mulle hullult meeldib, kui magamistuba hästi lõhnab. Ma olen ka see inimene, kes paneb õhtuti mõnikord lõhna peale või lõhnaspreid enne magama minekut. Mingit sellist mõnusat rahustavat. Nüüd jõuagi ära oodata, et hakkab see, tegelikult sügisene aeg juba võiks, on see Joe Malone'i ginger biscuit, mida ma muidu, ta on siuke uniseks lõhn, aga ta on reaalselt selline ingveri küpsise lõhn või siuke piparkoogi lõhn, et ma olen ta hoidnud, et kasutada just täpselt siukse sügise ja talvisel ajal. Ma tahtsin seda tegelikult hoida, et hakkan detsembris kasutama või pärast oma sünnipäeva, aga tegelikult äkki võiks juba praegu. Sest et see on täpselt siuke lõhn, miks ma seda rääkima hakkasin, see on täpselt siuke lõhn, mida ma õhtuti siis nii-öelda peale lasen enne magama jäämist ja siis hommikuti, kui ma panen lõhna, ma panen ka magamistoas. Magamistuba on siuke hea väike tuba, see elutuba on meil jube laud siuke. Et siin on ka, mul on lõhnaküünlad ja need stepslis, need mingid lõhnadosaatorid, aga magamistoas on see, et seal mulle meeldib, kui lõhnab nagu mu lemmiklõhnad ja spreid, et siis eriti veel proovin alati, ma ei tea, lahtise kapi ukse ees, et riietele ka natuke jääks või kaardina juures, et natukene jääks riietele ka või voodi kõrval, et siis natukene, mis niimoodi mööda läheb õhku, et see siis läheks kuskile sinna laiali, nii et jah, et mulle meeldib, kui magamistoas hästi lõhnab tegelikult ja see lõhnaküünlad, lõhnavad niisama ka, kui see kaant peale oli esiteks, aga teiseks nagu asi, mida ma väga olen tahtnud, on see küünlasoojendaja, siuksed küünlasoojenduslambid, aga ma ei ole neid siin mitte kuskil näinud, et palun andke teada, kui keegi on kuskil näinud, sest ma olen näinud neid ainult Temus ja Xianis, et ma ei ole viitsinud hakata sealt tellima, aga tegelikult muidu ma näiteks saaksin küll pannagi ööseks, et ma ei pea küünalt põlema panema, vaid ma panen nagu selle küünlasoojenduslambi siis sisse ja siis on nagu seda lõhna tuleb öösel. Issand, ma tahaks seda nii väga. Võib-olla ma kingin endale jõuludeks sellega, siis on, tegelikult siis ikka ju küünalde põletamise hooaeg kestab veel pärast seda tükk aega. Tahaks varem, äkki ma kingin endale sünnipäevaks selle. Aga kui ma seda kuskilt ei leia, kuidas ma kingin? Ma pean hakkama tellima. Peaks juba ära tellima, et siis jõuab sünnipäevaks ikka kohale. Plaanid paigas. Nii, ja viimane asi, mis ma ostsin, siis siin seist ma ei suutnud ei öelda, lihtsalt kui see maksis 9,90, on selline vaip. Kõrvitsatega vaip. Ja nagu te aru saate, siis mulle meeldivad igast siuksed vaibad seintel ja nii edasi. Et tegelikult ma mõtlesin, et äkki ma panen selle seina peale. Ja praegu ma hakkan mõtlema, et äkki paneks selle köögi seina peale. Kui mul juba see, nagu sinna diivani taha on ju seina peale. Et kui mul juba on seal see padjad ja fliis ja kõik asjad on ja. Ma arvan, et see võib päris lahe olla. Vot. Nii, sain oma kõrvitsvaiba seina. Ühe selle padja juba padja kättesse. Pliisi panen ka siia peale. Jah, väga nunnu ju.
Võtame selle ka lahti, vaatame, kui laps pärast tahab oma tuppa, siis võib võtta, aga praegu esialgu ma panen ta siia. Lõhnab nii hästi, ta oli selle küünlaga ühes kotis. Ütleme niimoodi, et siin nüüd on ja ega see autoga ilus pilt siin selline niimoodi väga näha ei jää. Ma arvan, et pigem võib-olla see oleks hea kuskile mingiks selliseks voodikatteks panna. Aga ei tea ka, võib-olla kui keegi siis istub siin niimoodi ja see on peal ilusti, kõusisti, siis on võib-olla kena. No võt, siin on päip. Siin olen mina oma sügisepatjade keskel. Seal põleb küünal. Mina olen väga rahul. Midagi läks silma. Aga mina olen väga rahul omadega. Poetab meil mõned kõrvitsed. Sinna, siia, sinna. Ja nii ongi. Aga selline väike sügise asjade haul siia teile tänasesse päeva, et loodan, et nüüd te vähemasti saite mõnusat sügise tunnet või natuke inspiratsiooni, mida võiks kuskil siin seist või Pepkost minna endale vaatama. Jep, aga nii ongi. Aitäh, et sa vaatasid ja näeme jälle mõne päeva pärast. Tšau! Ajal, kui teised juba, ma ei tea, või ajal, kui rääkida nagu jõuluga või hakkab peale. Tegelikult aku saab tühjaks. Tegelikult ju